13. peatükk. Antikristuse põhimõtted. 2. Thessalonika 2, salmid 3 ja 4. Ärgu ükski teid petku mingil kombel, sest see päev ei tule mitte enne, kui on tulnud ärataganemine ja saanud avalikuks ülekohtu inimene, hukatuse poeg, kes paneb vastu ja tõstab enese üle kõige, mida nimetatakse Jumalaks või Jumala teenistuseks, nii et ta istub Jumala templisse ja ütleb enese olevat Jumala. Ülaltoodud salmides ütleb Paulus meile, et enne meie issanda Jeesuse Kristuse tuleku päeva toimub suur äralangemine Jumalast. See toimub erilise ülekohtu inimese kaudu, kes on Jumala vastu. Ja kuidas see hukatuse poeg Jumalale vastu seisab? Ta teeb seda kõige petlikumal viisil, tõstes end Jumala au järele tema asemel. Tema pettus ei põhine seega mitte Jumala salgamisel, vaid asjaolul, et kummardatakse kedagi muud kui ainsat tõelist Jumalat. Ta teeb seda viisil, mis laseb kõigel paista tõelise Jumala teenistusena. Ta istub Jumala templisse ja ütleb enese olevat Jumala. Kas pole hea, et piibel on sellise ohu eest ette hoiatanud? Me tahame kindlasti olla teadlikult sellest ülekohtu inimesest, et võiksime olla valvsad. Paulus jätkab. 2. Thessalonika 2, 9-12. Kelle tulemine sünnib saatana võimu mõjustusel igasuguses valeväes ja valetunnustähtedega ja valeimetegudega ja igasuguse ülekohtu pettusest neile, kes hukka lähevad, sellepärast, et nad ei võtnud vastu tõe armastust, et nad oleksid võinud pääseda. Ja sellepärast Jumal läkitab neile vägeva eksituse, et nad hakkavad uskuma valet, et mõistetaks hukka kõik need, kes ei ole uskunud tõde, vaid kellel on olnud hea meel ülekohtust. See pettus oleks seega väga võimas ja veenev. Seda kinnitavad märgid ja imeteod ning selle jõud on väga suur, kuid see võim põhineb siiski valedel ja ebaõiglusel. Selle taga ei ole keegi muu kui peamine pettur ise, saatan. Valede isa, seetõttu on olemas vaid üks tõhus vastumürk sellisele pettusele. Piibli tõde, nagu see on Jeesuses Kristuses. Me peame Pauluse sõnadesse tõsiselt suhtuma. Kui me ei tunnista tõde, hakkame uskuma valet ja see hakkab meile meeldima. Kui me üldse oskame tõlgendada ajamärke, võime olla kindlad, et Kristuse tulemine on väga lähedal. Nüüd, mil oleme jõudnud 2020. aastatesse, näevad kõik inimesed kogu maailmas, et ebakindlus, mure ja hirm tuleviku ees on käega katsutavad. Seega peab see ülekohtu inimene olema juba ilmunud. Ka Paulus ütles, et ülekohtu saladus on juba mõjumas, salm 7. Seega ei olnud see ülekohtu ja valetamise põhimõte seotud ühegi konkreetse isikuga. Paljud kristlased ootavad aga, et aegade lõpus ilmub nii nimetatud antikristus, kes tuleb ja viib täide Pauluse ennustused. Vicarius Christi. Me ei hakka selles raamatus põhjalikult uurima, kes või mis on antikristus, vaid vaatleme pigem põhimõtteid, mida antikristlik vaim esindab ja levitab. Selles peatükis lähtume aga põhimõtetest, mis olid selged juba reformaatoritele 500 aastat tagasi. Tõepoolest, reformaatorid olid ühel meelel, et paljud piibli antikristliku võimu kirjeldused sobivad suurepäraselt Rooma kiriku ja selle valitsemissüsteemi paavstluse kohta. Rooma piiskop on ajalooliselt kasutanud enda kohta ka tiitlit Vicarius Christi, mis ladina keeles tähendab Kristuse asemikku. Kreeka keeles on see termin sõna-sõnalt antikristos. Väärib märkimist, et kreekakeelne sõna anti ei tähista mitte ainult kellegi või millegi vastu olemist, vaid kellegi või millegi asemel olemist. Kas see ei ole mitte seesama vastane, kelle eest Paulus hoiatas, et ta tuleb
ja seab end kõrgemale kõigest, mida kutsutakse Jumalaks või mida kummardatakse, kes istub Jumala templisse ja ütleb enese olevat Jumala. Paavsti, ladina keeles papa, kutsutakse isaks täpselt selles tähenduses, nagu Jeesus ütles, ja ärge te kutsuge kedagi maa peal oma isaks, sest üks on teie isa, kes on taevas. Mattiuse 23:9. Paavstlik kirik kuulutab, et ta on eksimatu ja et tal on õigus muuta isegi Jumala seadust. Selle tõestamiseks on ta toonud puhkepäeva 7. päevalt 1., see on pühapäevale. See vagauskliku rüüsse riietatud vastane kannab piibli ettekuulutustes eri nimesid. Me võime näha paavstiriiki nii Danieli raamatu pisukese sarvena kui ka ilmutusraamatus sügavusest tõusva metsalisena, kellele Lohe oli andnud suure võimu, võimsuse ja meelevalla. Danieli 7:8, 8:9, ilmutuse 13:1-7. See on tõepoolest näidanud end olevat Jumala kõigi pühade tagakiusaja. See on langenud emakirik, mis on joobnud pühade verest ja kellega on hooranud ilmamaa kuningad, ilmutuse 17. Paavstluse suurim pettus seisneb selles, kuidas see jäljendab Jumala poja rolli ja missiooni. See jäljendab isegi meie päästja surma ja ülestõusmist, kui ta oma surmahaavast paraneb ning kogu ilmamaa teda imetledes jälgib, ilmutuse 13:3. Me näeme, kuidas need ettekuulutused täitavad otse meie silme all, kui paavst püüab luua kirikus nähtavat ainulisust ja oikumeeniat ning kui see ülekohtu inimene esineb kiriku nähtava peana. Piibel tunnistab Kristuse kohta. Jumal asetas kõik tema jalge alla ja pani tema kõigi asjade üle peaks kogudusele, kes on tema ihu, selle täius, kes kõik kõiges või kõikides täidab. Efeesuslastele 1, salmid 22 ja 23. Nüüd on Lohe ehk saatan asetanud paavstiriigi kiriku etteotsa. Selle tagajärjeks on langenud ususüsteem, mida piiblis kirjeldatakse kui metsalisel ratsutavat Hoora ja Paabelit, mis kujukalt näitab seda eksitavate õpetuste virvarri. Kuid Jumalaga on siiski üle jäänud need, kes peavad Jumala käske ja Jeesuse usku, ilmutuse 14:12. Nad tunnistavad, et Jumal on seadnud oma ainusündinud poja kõiges kõrgemale kui kiriku pea. Nad kuuletuvad Jumala käskudele, mille taga on Kristus, kes täidab nad oma vaimu täiusega. Antikristus piiblis. Oleme tähele pannud, et piibel ütleb antikristuse kohta nii mõndagi. Kuid sõna antikristus ise esineb piiblis ainult 5 korral. Vaid apostel Johannes kasutab seda oma 1. ja 2. kirjas. Vaatame nüüd, kuidas Johannes määratleb antikristust. Millised on selle suure Paabeli poolt kristlikule maailmale pakutava veini joovastavad koostisosad, mis on täis jäledusi ja hooruse rõvedust? 1. Johannese 2:18. Lapsed, käes on viimne aeg, nagu te olete kuulnud, et antikristus tuleb. Nii ongi nüüd tulnud palju antikristusi. Sellest me tunneme ära, et käes on viimne aeg. Paulus ütles, et seadusetuse saladus toimis juba tema ajal ja vaid mõni aastakümme hiljem viitab sellele ka Johannes, öeldes, et antikristus on juba tulnud. Tegelikult kirjutas ta, et on ilmunud mitu antikristust. Me näeme üsna selgelt, et tegemist ei ole konkreetse isikuga, vaid ükskõik kellega, kelles avaldub antikristuse vaim. 1. Johannese 4:1-3. Armsad, ärge usaldage iga vaimu, vaid katsuge vaimud läbi, kas nad on Jumalast,
sest palju valeprohveteid on läinud välja maailma. Te tunnete Jumala vaimu sellest. Iga vaim, kes tunnistab Jeesust Kristust lihasse tulnuna, see on Jumalast. Ning ükski vaim, kes seda Jeesust ei tunnista, ei ole Jumalast, vaid see on Antikristuse oma, kellest te olete kuulnud, et ta tuleb. Ja nüüd ta juba ongi maailmas. 1. Johannese 2, 22 ja 23. Kes on valetaja? Eks ju see, kes salgab, et Jeesus on Kristus. Antikristus on see, kes salgab isa ja poega. Kes iganes salgab poja, sellel pole ka isa. Kes tunnistab poega, sellel on ka isa. 2. Johannese 1,7. Jah, maailma on läinud välja palju eksitajaid. Kes ei tunnista Jeesus Kristust lihasse tulnuna, seesama ongi eksitaja ja Antikristus. Neist tsiteeritud salmides paljastab Johannes, mis on Antikristuse vaim. Johannes toob meie ette Jumala vaimu, mis on tõde, ja Antikristuse vaimu, mis on vale. Selle Antikristuse vaimu kuulutamine toimub valeõpetajate ja prohvetite kaudu, saatana mõju all, valede kogu jõuga. Me näeme Antikristuse õpetuses 2 peamist põhimõtet. Mis need on? Esiteks, ei tunnistata Jeesust kui Kristust, kes on saanud lihaks. Teiseks, isa ja poja eitamine. See on Johannese määratlus Antikristuse vaimu kohta. Need 2 punkti on väga lihtne ja selge teejuht, mille abil saab valeõpetuse ära tunda. Meid juhatatakse mitte uskuma igat vaimu ning nende punktide abil saame kaaluda igat õpetust, et näha, kas see on Jumalast. Me võime Rooma katoliku kiriku näidete varal kohe katsetada, kas see juhatus peab paika. Kas paavstlus tunnustab Jeesust kui lihaks saanud Kristust? Emakirik küll õpetab Jeesuse kaksikloomust, ehk Kristus on ühtaegu nii tõeline inimene kui ka tõeline Jumal. Ja teadagi kuulutab Rooma kirik, et Jeesus on Jumala poeg. Küsimus on selles, mil viisil Rooma kirik siiski ei tunnista Jeesuse inimlikkust ning kuidas ta eitab isa ja poega. Kui Rooma kirik nii ei tee, on ainus järeldus, et ta ei saa olla piiblis ilmutatud Antikristuse võim. Siis ei saa ka paavst olla ülekohtu inimene ning meil ei saa olla alus kuulutada Rooma katoliku kirikut langenud hooruse kirikuks ja suureks Paabeliks. Kui need Johannese välja kuulutatud põhimõtted ei sobi kokku paavstlusega, siis eksisid reformaatorid ja meil ei ole ka praegu mingit ohtu astuda oikumeenilisse osadusse Rooma kirikuga. Antikristuse vaimu tuum. Kui need Antikristuse põhimõtted ei kehti paavstiriigi kohta, peaksime kiirustama tõelise Antikristuse äratundmisega, sest meie issanda Jeesuse Kristuse tulemine on lähedal ja me peame oskama pettust ära tunda. Või sisalduvad need põhimõtted ikkagi Rooma katoliku kiriku õpetuses? Meenutagem, et püha kolmainsuse müsteerium on paavstluse keskne dogma, millele toetuvad kõik kiriku õpetused. Lihtsamalt öeldes, kolmainsuse müsteerium on Rooma katoliku kiriku Jumal. Kiriku õpetused ja tavad põhinevad just selle müsteeriumi tundmisel. Ka sellel müstilisel Jumalal on puhkepäev. Kiriku vastus küsimusele, mis on pühapäev ehk issanda päev, kõlab nii. See on apostlite poolt pühitsetud päev kõige pühama kolmainsuse auks. See on Cedouai katekism, 1649, lehekülg 143, vabatõlge. Kui me ei saa pidada seda auväärset päikesepäeva õigeks piibellikuks puhkepäevaks, siis kuidas me oleksime valmis teenima selle päeva Jumalat? Oleme selles raamatus piibli põhjal juba selgelt näinud, kuidas õpetus kolmainsusest hävitab Jeesuse identiteedi Jumala pojana
ja inimese pojana. Selle õpetuse kohaselt ei ole Kristus tegelikult Jumala poeg ja Jeesus õigupoolest ei loobunud oma jumalikkusest ega võtnud meiega sarnast inimlikku olemust. Kolmainsuse õpetuse kohaselt ei astunud Jeesus patule vastu mitte oma isa vaimuväes ja ühenduses, vaid omaenda jumalikkuses, milles ta ka enda imetegusid tegi. Ka Jeesus ei surnud tegelikult, sest Jumal ei saa surra. Seega on ka Jeesuse ülestõusmine samasugune näitemäng nagu tema väidetav identiteet Jumala pojana, mis on vaid metafoorne nimetus. Ta ei ole tegelikult meiega isiklikult koos oma vaimu läbi kui koguduse pea, samuti ei ole tema elu meis ega anna meile pühitsevat jõudu elada nii, nagu tema elas. Selle töö jaoks on ta saatnud ühe teise isiku, kes ei ole kunagi elanud inimesena, mõistnud meie nõrkusi ega surnud meie eest. Oleme selles raamatus käsitlenud piiblitõde isa ja poja kohta ning vaadelnud kolmainsusõpetust selle valguses. Kui vaatame nüüd Johannese määratlust antikristuse vaimu kohta, peaks see olema tõsine hoiatus, mis paneb häirekellad valjult helisema. See on just kolmainsusõpetus, mille kaudu Rooma kirik ei tunnista Jeesust kui lihaks saanud Kristust ning eitab isa ja poega. Piibel ütleb, et see on pettus ja vale. Kes on valelik, kui mitte see, kes salgab, et Jeesus on Kristus. See on Kristuse vastane, kes salgab isa ja poega. Igaüks, kes salgab poja, sel ei ole ka isa. Kes tunnistab poega, sellel on ka isa. 1. Johannese 2, 22-24. Johannes ütleb lihtsalt välja tõe, mis peaks olema ilmselge. Kui Kristus ei ole tõeline, tegelik Jumala poeg, kes on sündinud isast, siis on kas isa ja poja identiteedid kehtetud, siis on hävitatud piiblis ilmutatud isa ja poja suhe. See arusaam on täiesti vastuolus Kristuse enda õpetusega, mida ka apostlid kuulutasid. Kui meil ei ole isa ja poega, vaid on kolme igavese isiku ühtsus, siis ei ole meil piibli järgi Jumalat. 2. Johannese 1,9. Igaüks, kes astub Kristuse õpetusest üle ega jää selle sisse, sellel ei ole Jumalat. Kes püsib selles õpetuses, sellel on nii hästi isa kui poeg. 1. Johannese 2,24. Mida te olete algusest saadik kuulnud, see püsigu teis. Kui teis püsib see, mida te algusest saadik olete kuulnud, siis teiegi püsite pojas ja isas. Johannes kirjutab antikristuse petlikest õpetajatest, et nad on maailmast, nad räägivad maailmast ja maailm kuuleb neid. Tõevaim ei suuda nende südant puudutada, vaid nad lükkavad piibliõpetuse tagasi 1. Johannese 4, 5 ja 6. Nimetades valet tõeks, teevad nad Jumalast valetaja, sest Jumal on tunnistanud oma poega mitmel viisil. Ta rääkis isegi inimkõrvale kuuldavate sõnadega, sina oled mu armas poeg, kellest mul on hea meel. Kui isa toob meid oma poja juurde ning me võtame ta usus vastu kui issanda ja päästja, on meie südames vaimutunnistus. Kes usub Jumala pojasse, sellel on tunnistus enese sees. Kes ei usu Jumalat, on teinud tema valelikuks, sest ta pole uskunud tunnistust, mis Jumal on tunnistanud oma pojast. 1. Johannese 5:10. Kui me usume Jumalat, võime usaldada piibli selget sõnumit ega pea laskma end kõigi muude õpetuste tuultel pillutada. Uhkete tiitlitega usuõpetajad püüavad meid uskuma panna, et just nemad on ainsad, kes suudavad piiblit pädevalt selgitada ja selle kujundlikku keelt lahti mõtestada. Nii mõnedki neid osutavad aga antikristuse vaimus tegutsevateks eksitajateks, kes püüavad piibli selged ilmutused peita arusaamatute, ähmaste ja ebaloogiliste tähendamissõnade taha. Kuid tõe ja vale põhimõtted on meile juba ette teada antud. Johannes kinnitab meile, et me ei pea eksima. Seda ma olen teile kirjutanud neist,
kes teid eksitavad. Ja teie, see võidmine, mille te olete saanud temalt, jääb ju teisse ja teil ei ole vajadust, et keegi teid õpetaks, vaid nagu tema võidmine teid kõiges õpetab, nõnda on see tõsi ega ole vale ja nõnda, nagu see teid on õpetanud, nõnda püsige temas. 1. Johannese 2, 26 ja 27. Kolmainsus leidub piiblis. Seega antakse meile piiblis selged tundemärgid antikristuse vaimust ja sellest, kuidas ta meid eksitada püüab. Need põhimõtted on täielikult kehastunud kolmainsusõpetuses, mis on antikristliku paavstliku kiriku kõige põhilisem õpetus. Püha kolmainsuse müsteerium on vaieldamatult suure Paabeli jumal. Seetõttu tuleb väga tõsiselt suhtuda sellesse, et protestantlikud konfessioonid, sealhulgas adventkirik, tunnistavad, et nad usuvad kolmainsusesse. Adventistidest teoloogid püüavad meid veenda, et meie ei usu samasse kolmainsusesse kui Rooma kirik, kuid erinevus mingi väikese nüansi või ebaolulise seiga tõlgendamises ei muuda seda ilmselget tõsiasja, et sisuliselt jääb kolmainsuse kontseptsioon täpselt samaks. Võib küsida, kas on sellel tähtsust, millisesse kolmainsusesse keegi usub, kui piibel kolmainsust üldse ei õpeta. Kahjuks oleme praegu olukorras, kus adventkirik on võtnud omaks õpetuse, mida meie kiriku rajajad ei aktsepteerinud. Ja mis veelgi hullem, see õpetus vastab täielikult Johannes esitatud põhimõtetele antikristuse vaimu kohta. Siiski on oluline mõista, et varane 7. päeva adventism lükkas teadlikult tagasi kolmainsuse doktriini ja oli algselt rajatud piibellikule tõele. Nüüd võib nii mõneski meist ärgata hirmutav mõte, et kas praegune adventkirik ongi siis antikristlik, mis saaks veel kohutavam olla. Aga adventkirik ei ole ju ometi seesama, mis piibli antikristus ja Paabel. Hüüame segaduses. Ei ole ega peagi olema. Piisab, kui oled üks hoorast ema tütardest. Oleme piiblist juba näinud, et antikristuse vaim võib elutseda kõikjal, kus tema eksitavaid põhimõtteid järgitakse. Sa ei pruugi ise Paabelis viibida, aga sinu hing võib sinna vaikselt sisse hiilida, kui võtad omaks selle põhimõtted. See toimub piiblitõe arvelt. Ellen White kirjutab raamatus Suur võitlus. Babyloni, eestikeelses piiblis Paabel, nimetatakse hoorade ja jälkuste emaks. Tema tütardega sümboliseeritakse kogudusi, kes hoiavad kinni tema õpetustest ja traditsioonidest ning järgivad tema eeskuju, ohverdavad tõe ja Jumala heakskiidu, et astuda keelatud liitu maailmaga. Ilmutusraamatu 14. peatükis leiduv kuulutus, mis kuulutab Paabeli langust, peab silmas usulisi rühmitusi, kes kord olid laitmatud, kuid nüüd on langenud. Kuna see kuulutus järgneb kohtukuulutusele, saab jutt olla ainult lõpuajast ja seega ei saa tähendada ainult Rooma katoliku kirikut, sest see kirik on olnud langenud olukorras palju sajandeid. Ta jätkab. Dr. Hopkins ütleb raamatus Traktaat aastatuhande kohta. Pole mingit põhjust arvata, et antikristlik vaim ja tegevus piirdub ainult Rooma katoliku kirikuga. Protestantlikes kirikutes on samuti väga palju antikristlikku. Nad on kaugel sellest, et olla täiesti puhastatud kõlbelisest laostumisest ja ebajumalateenistusest. Ellen White, Suur võitlus, A ja O 7, lehekülg 22. Edaspidi vaatleme selles raamatus lühidalt adventkiriku ajalugu ja selle õpetuse arengut kolmainsusõpetuse tunnistamisel. Aga praegu ütleme lihtsalt, et on ainult üks konfessioon, mida tavaliselt nimetatakse emakirikuks, Rooma katoliku kirik. Ja ilmutusraamat räägib meile,
millist jumalat ta kummardab. Piibli tõlgendajad on sunnitud järeldama, et kolmainsusele ei leidu kogu piiblist ühest ja selget selgitust, aga ühest salmist on see siiski leitud. Ilmutusraamatu kujundlikus keeles esindab naine kogudust ja 17. peatükis kirjeldatakse ema kirikut erepunase metsalise seljas istuva hoorana. Vaatame nüüd, mis nimi on kirjutatud naise otsaesisele, sest ilmutusraamatus on otsaesisele kirjutatud selle nimi, keda keegi kummardab. Ilmutuse 14.1, peatükk 22 ja salm 4 ja peatükk 13, 15-16. Naine oli riietatud purpurpunasesse ja erepunasesse ning ehitud kulla ja kalliskivide ja pärlitega. Ta käes oli kuldkarikas täis jäledusi ja oma hooruse saasta ning ta otsaette oli kirjutatud nimi, saladus, Suur Paabel, hoorade ja ilmamaa jäleduste ema, eestikeelne piibel 1997. Mis nimi oli ikkagi naise otsaesisele kirjutatud? Piibli tõlkijad on sageli pidanud tegema tõlgenduslikke valikuid, lisama teksti komasid ja muid kirjavahemärke, mida algtekstides ei ole. Sellised tõlked, kus koma on nii-öelda vales kohas, annavad tulemuseks mõned näiliselt vastuolulised salmid. Selles salmis, ilmutuse 17.5, ei teki tingimata vastuolu, kuid tõlkes võib kaduma minna originaaltekstis olevat olulist teavet. Kõnealuse salmi võiks tõlkida ka nii, nagu see on näiteks King Jamesi piiblis. Sealses tõlkes on nimi kirjutatud naise otsaesisele suurtähtedega, rõhutades asjaolu, et piiblis on Jumala nimetähed kirjutatud suurtähtedega, moodustades tetragrammi JH2VH. Kõne all on seega hoorast naise Jumala nimi. Ta otsaette oli kirjutatud nimi, saladus, Suur Paabel, hoorade ja ilmamaa jäleduste ema. Ilmutuse 17.5. Hoora, hoorade ja maa jäleduste ema, Jumalat, kutsutakse ilmutusraamatust nimega saladus, müsteerium. Kreekakeelne sõna mysterion tähendab mõistatust, müsteeriumi, religioosset saladust, midagi, mis on varjatud ega ole selgelt arusaadav. See on täpselt sama sõna, mida kasutatakse ka kolmainsuse kirjeldamiseks. See on mõiste, millega Rooma kirik kirjeldab oma Jumalat, püha kolmainsuse müsteerium. Müsteerium on see, millele alati viidatakse, kui keegi püüab seda segast ja arusaamatut õpetust mõista. Müsteerium on mõiste, millega püütakse selgitada kolmainsusega seotud lugematuid vastuolusid ja probleeme. Müsteerium on argument, millega püütakse takistada teema kriitilist uurimist piibli valguses. Danieli raamatu 11. peatükis kirjeldatakse paavstlikku Roomat kui isepäist kuningat. Danieli 11.36-39. Ja kuningas teeb, mida tahab, ja ta ülistab ennast ning suurustab iga jumala ees, isegi jumalate jumala vastu räägib ta kuulmatuid asju. Ja see õnnestub tal, kuni sajatus on teostunud, sest mis on otsustatud, see sünnib. Ja ta ei hooli oma vanemate jumalaist, ka mitte sellest, keda naised armastavad, ja ta ei hooli ühestki muust jumalast, vaid suurustab nende kõigi ees ja austab selle asemel kindluste jumalat. Jumalat, keda ta vanemad ei tundnud, austab ta kulla ja hõbedaga, kalliskivide ja väärtasjadega ja ta paneb kindlustatud linnadesse võõra jumala rahva, kes teda tunnustavad. Neid ta austab väga ja paneb valitsema paljude üle ning jagab neile tasuks maa. Need salmid peegeldavad mitmel moel paastluse vaimu ja tegevust, kuid meile on oluline märkida, mida öeldakse selle võimu kummardamise kohta. Ta astub vastu taeva jumalale endale, tegutsedes võõra jumala abiga. Ta kummardab kindluste jumalat, keda ta vanemad ei tundnud.
Paavstlik kirik väidab oma autoriteedi aluseks apostellikku traditsiooni, kuid ta ei kummarda Abrahami, Iisaki ja Jaakobi jumalat nagu apostlid. Ja mis siis meile jääb? Teie kummardate, mida te ei tea, ütleb Jeesus, lisades, tõelised kummardajad kummardavad Isa vaimus ja tões, Johannese 4:22 ja 23. Tõeline kummardamine ei ole müsteeriumi kummardamine, vaid meie kummardame, mida me teame. Tõelist Jumalat saab kummardada ainult tema ainusündinud poja kaudu, tema, kelle vaimu on Jumal läkitanud meie südamesse, Galatja 4:6. Jeesus Kristus on tee, tõde ja elu ning ükski ei saa Isa juurde muidu kui tema kaudu, Johannese 14:6. See, et me usume Jumala poja nimesse, ongi tõeline Jumala teenimine. Kui me oleme Kristuses ja tema meis, siis kummardame Isa tões ja vaimus. Aga see on igavene elu, et nad tunneksid sind, ainust tõelist Jumalat ja Jeesust Kristust, kelle sina oled läkitanud, Johannese 17:3. Kelle palet me näeme? Need, kes väidavad, et kummardavad kolmainsust, kummardavad midagi, mida nad ei tunne. Selle raamatu alguses esitasin küsimuse, kelle palet me näeme uuel maal, nagu on lubatud ilmutusraamatu viimases peatükis, ilmutuse 22:4. Esitasin selle küsimuse ühele meie kiriku teoloogia doktorile pärast seda, kui ta oli pidanud 3-tunnise loengu kolmainsusest. Ta püüdis teemast kõrvale hiilida, vastates lühidalt, Jumala. Palusin selgitust, kas me saame näha Isa või hoopis meie päästet Jeesus Kristust või kedagi muud. See õpetlane püüdis küll keerutada, kuid ei suutnud mu küsimusele vastata. Lõpuks pidin rahulduma tema vastusega. Me ei või seda teada. Armas lugeja, kas sina lepid sellise vastusega, kui kõne all on sinu igavene elu? Kas sa tõesti soovid kummardada kedagi, keda isegi õppinud teoloogid ei tunne? Kas sa tõesti oled nõus kutsuma seda müsteeriumi oma jumalaks? Piibel ütleb, et see on suure Paabeli jumal, antikristlik õpetus, mis on tõelisse kristlusse sisse imbunud saatana mõjul ja valede jõul. Uus Jeruusalemm on meie teekonna sihtpunkt ja me ei taha maha jääda. Seda hiilgavat püha linna läbib eluvee jõgi, selge kui kristall, mis voolab välja Jumala ja talle aujärjest. Seal on elupuu, mille vilju me saame nautida ning kogeda igavese elu tervist ja elujõudu. Ja midagi neetud ei ole enam. Ja Jumala ja talle aujärg on siis seal ja tema sulased teenivad teda ja nad näevad tema palet ja tema nimi on nende otsaesisel. Ilmutuse 22, 3 ja 4 ja salmid 1-3 on ka. Kelle palet sa seal näed? Kelle nimi on sinu otsaesisel? Palvetan soovis, et kui oled selle raamatu lugemisega siiamaale jõudnud, suudaksid vastata neile küsimustele kindlalt ja kõhklematult. Ma näen oma taevase Isa, minu Jumala palet ja tema poja, meie armastatud päästja Jeesuse Kristuse palet. Kui õde Vait suutis anda kindla ja tõese vastuse. Ja mis on taevane õnn muud, kui näha Jumalat? Mis rõõm saaks Kristuse armu kaudu päästetud patuse jaoks olla suurem, kui näha Jumalat näost näkku ja tunda teda kui Isa? Pühakiri näitab selgelt, mis suhe on Jumalal ja Kristusel ning see kirjeldab selgelt mõlema isikut ja isiksust. Ellen White, terviseteenistuses, lehekülg 132. Ilmutusraamatu järgi on päästetud need, kes tõesti tunnevad ainsat tõelist Jumalat ja Jeesust Kristust. Me ei saa nüüd maailma ajaloo lõpuhetkedel
olla vähimalgi määral ebakindlad selles, keda me kummardame. Lõppude lõpuks otsustab vaimude võitluse üksainus igivana küsimus. Keda me teenime? Ilmutusraamatus ei kirjeldata päästetuid kui neid, kelle otsaette on kirjutatud saladus, müsteerium, vaid kui neid, kes endid ei ole rüvetanud naistega, sest nad on neitsilikud. Need on, kes talle järgivad, kuhu ta iganes läheb. Need on inimeste seast ära ostetud esiannaks Jumalale ja tallele. Ilmutuse 14.4. Ilmselt tahaksid sinagi olla nende puhaste hulgas, kes laulavad uut laulu aujärje ees. Me ei taha lasta end määrida hooranaise ja tema tütardega. Seepärast kutsub Jumal oma inimesi üles lahkuma suurest Paabelist. Minge välja temast, minu rahvas, et te ei saaks tema pattude osaliseks, et teid ei tabaks tema nuhtlused. Ilmutuse 18.4. Johannes nägi seda puhaste hulka ja kirjutas sellest nii. Ja ma nägin ja vaata, tal seisis Sioni mäel ja ühes temaga 144 000, kellele oli otsaesisele kirjutatud tema isa nimi. Ilmutuse 14.1. Meil seisab peagi ees aeg, mil metsalise märk vajutatakse nende otsa ette, kes ei näe antikristuse vaimus ja õpetuses midagi kahtlast. Paljud võtavad selle märgi oma paremale käele, sest nad täidavad pigem inimeste kehtestatud seadusi kui Jumala seadusi, isegi kui need on omavahel vastuolus. Need, kes usuvad, et üksnes piibelliku hingamispäeva tundmisest ja pidamisest piisab, et viimne päev üle elada, langevad hukatusse. Kumb on tähtsam? Kas see, mis päeval me kedagi kummardame, või see, keda me kummardame? Jeesuse aja juudi rahvas on hea näide selle kohta, kuidas on täiesti võimalik tunnistada tõelist hingamispäeva, kuid mitte tunda hingamispäeva Issandat. Meil tuleb karta Jumalat ja anda talle au. Meil tuleb kummardada teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja veteallikad. Ilmutuse 14.7. See on esimese ingli sõnumi peamine mõte maailma ajaloo viimases hoiatuses ja kutses. Meil tuleb kummardada ühte tõelist Jumalat ja ühtlasi pidada tema pühitsetud hingamispäeva. See on võimalik tänu usule Kristusesse, kelle kaudu me saame kinnitatud tõotatud püha vaimu pitseriga. Efeslastele 1.13. Ja kokkuvõte räägitust. Antikristlus on tõelise kristluse võltsing, mille taga on saatan. Antikristlus astub Jumalale vastu tõeks maskeerununa. Antikristlus ei tunnista Jeesust kui lihaks saanud Kristust. Antikristlus eitab isa ja poja olemasolu. Kolmainsusõpetuses ilmnevad täielikult antikristliku õpetuse põhimõtted. Piibel tunnistab Rooma katoliku kiriku ja paavstiriigi antikristlikuks. Rooma kiriku piiskop tegutseb langenud kristluse Paabeli peana. Rooma kirik kummardab võõra müsteeriumi jumalat, suure Paabeli jumalat. Ka langenud protestantism tunnustab ja kummardab Paabeli jumalat. Kolmainsuse müsteerium on Jumal, keda ei saa tunda. Jumala rahvas tunneb ühte tõelist Jumalat ja tema poega Jeesust Kristust. Päästetud näevad uuel maal Jumala isa ja issanda Kristuse palet.